tere, Diana. Tere. Me oleme siin sinu väikeses stuudios, kus sa teed. Räägi, mis sa siin teed? Kes sinu juures käivad? Ma siin teen väga paljusid asju. Kõik on seotud inimeste aitamisega. Need on erinevad küsimused. Ja need kõik erinevad küsimused saab lahendada ühe kindla metoodikaga, mida ma olen nendele selgeks teinud ja ise elan ka selle järgi. See on imeline vahend, tööriist. Ma ei tea, kelle poolt see antud. Ei kusagilt tuli hääl ühele mehele, kes pani kogu see teadmine kirja. Ise ta on juba surnud. Aga see teadmine on kõigile kättesaadav ja programmi saab kasutada iga inimene tasuta tegelikult. Ehk siis me täna räägime human designist. Jah, human design. See oli, kui ma esimest korda kuulsin sellest, siis ma nimetasin seda New Age astroloogiaks. Jah, ta on, sest ta on otseselt seotud sellega. Ja kui inimesed ütlevad mulle, oi, see on astroloogia. Aga mis on valesti? Planeedid ju on. Inimesed vahepeal on ära unustanud, et me ise kõnnime ju planeedil. Ja planeedid, füüsika, taevas, see kõik reaalselt eksisteeriv. Miks me ei taha seda uskuda? Ma ei mõista. Võib-olla inimestel on raske luua ühendus, kuidas planeedid saavad nende iseloomu, nende tujusid mõjutada. Jaa, aga saavad. Human design kirjeldab, et ta kirjeldab üksipulki, kuidas see kõik alguse sai ja kuidas neutriinode voog, ja see ei ole ainult human designi kirjeldus, see on teadus. Tšiilis asub, on maailma suurim nagu uusim seadejaam, mis mõõdab neutriinode voogu, mida umbusaldati mitukümmend aastat tagasi, öeldi, et sükest asja pole olemas, nüüd ju kinnitati füüsikate poolt, et on olemas ja mõõdetakse. Ehk tegelikult, kui täht plahvatab sureb, siis neutriinod, sellised füüsilised osakesed lendavad läbi eesolevate planeetide ja kuni inimesteni meie maaplaneedist ja meie DNA koodist. Et ütleme niimoodi teaduslikult, et DNA kood ongi just kui antenn ja osakesed läbivad meid ja me ei näe seda, aga Tšiilis reaalselt mõõdetakse, kui palju, kus kohas, mis plahvatus, mismoodi mõjus kliimale, rahvale, et see kõik on olemas. Ja see käibki niimoodi, et see ei ole niisama, et planeet ripub ja mõjutabki niiviisi, et teatud osad läbivad meid, meie DNA koodi ja me tunnemegi ennast kuidagi imelikult, aga planeedid liiguvad ja nad liiguvad süsteemselt. Kõik on kindlas süsteemis. Ma tean, et sina oled matemaatika huviline. Olen. Ja kuidas on matemaatika sind selles aidanud ja kas sa näed ka sellist matemaatilist koodi selles universaalses reaalsuses? Ma näen liiga palju numbreid. Ma näen, ma ei ole mingi selgeltnägija, ma olen mingi eriline, nagu kõigil kombeks öelda, ma näen, mul läbib kood, maatriks, raudselt on, ma usun, ma lihtsalt näen huvitaval kombel, numbrid suhtlevad meiega. Ja kui ma hakkasin teatud metoodikaid juurde võtma, nagu numeroloogilised või astroloogilised teadmised ja ka taro kaardid ei ole mingi nõiakunst. Selleks ei pea olema vanaemana nõid, et tarokaarte lugeda. See on ju väga puhas teadus ja seal on kõikides asjades on numbrid. Või ma hakkaks kohe üksipulki lahti. Siin on väga lihtne, see kuupäev juba, kus me sünnime. Selle kuupäeva järgi on võimalik öelda, kes see inimene on võimalik selle sama kuupäevaga arvestada tänase aasta ülesanne, tänase päeva ülesanne, vihjed on igas numbris. Ma oskan seda arvestada ja ma kasutan seda ja see väga palju aitab mind. Kas see aitab ka neid inimesi, kes sinu juurde tulevad? Jah, ma tegelikult natukene olen liiga aktiivne, et ma aitan siis püüan näidata kõiki, kes isegi ei tule, aga nii ei ole justkui õige ja
aga ma kasutan, kui isegi inimesed helistavad mulle mingi, kuna ma endine pankur ja väga kogenud ja võimas, eks ole, siis hariduselt jurist, siis mulle helistatakse, kirjutatakse igapäevaselt hästi paljud küsimustega, kus on probleemid, kuidas seda lahendada ja ma alati võtan juurde seda human designi metoodikat või taro metoodikat, et natukene piiluda, mis vihje seal võib olla. Mida inimene natuke valesti teeb, miks sellised asjad on ees ja see klapib 100%. Aga kas tulevad sinu juurde inimesed oma suhete probleemidega, oma väljakutsetega? Kõigega. Ja missugust abi nad sellest saavad? Küsivad, kuidas raha võtta pangast, küsivad, kuidas rahaprobleemid lahendada, küsivad, kuidas lahutada, küsivad, kuidas kokku leppida, küsivad, kuidas last aktsepteerida, küsivad, kuidas ma olen inkarnatsiooni ristiga sfinks. See tähendab, mul on selline ülesanne nähtamatu olla teejuhiks inimestele. Ja iroonia seisneb selles, et võib-olla ma ise olen justkui veidi eksinud, kes ma siis olen, teadur või esoteerik, aga ma suudan inimestele anda seda, nagu olla nende teejuht väga hästi. Ma ei tea kust, aga see teadmine, see anne suhelda erinevate vanusegruppidega, erinevate huvidega. Just. Ma ei tea, kuidas, aga ma teen selle hästi ära ja annan inimestele inspiratsiooni ja juhtnööre, kuidas edasi. Ma tean väga hästi, mis tunne see on. Mul on sarnane teema. Ja see on kihvt tunne. Mis on need peamised väljakutsed, millega tänapäeval paarid või inimesed nagu peavad just suhete koha pealt, nagu, millega nad kokku puutuvad ja millega nad eksivad? Kõik on seal, paari sõnaga öeldes on väga lihtne. Kõik on nii lihtne, et ma arvan, et kui inimesed avaksid oma süda ja mõistus sellele teadmisele, ma ei ole human designi fanat ega mulle ei meeldi fanatism, aga kui nad avaksid ja mõistaksid, kui lihtne teadmine see on teada oma isiklikku kasutusjuhendit oma isiklikule kehale. Mitte võrrelda ennast teistega ja ma ei tea, lihtsalt omada omale juhendid ja teada, et mismoodi minu keha töötab. Siis paaridel oleks ju lihtne sobitada, kas ma teen lihtne näide, et iPhone sünkroniseerida Dell arvutiga ei ole lihtne, aga teostatav. Seal on vaja lihtsalt teatud ühendid ja natuke rohkem aega, et kuidas need oma vahel siis sünkrooni panna. Täpselt samamoodi paaridega, et kui disaini järgi ühel paaril on, ühesõnaga mehel näiteks on selline programm ja naisel on selline programm, alati võib ühendada kokku, eks ole, aga aitab ainult see teadlik arusaam. Mina olen selline, ma ei pea siin ega siin ennast muutma ja veel parem, ma näen, et partner on selline, mul ei ole mõtet, ma ei tea, õppida igasuguseid asju, kuidas muuta oma partnerit, sest see ei muuda, see ei ole võimalik, et programm töötab alati, seda saab lihvida, teadvustada ja töötada siis enda programmiga. Me saame nagu nii-öelda olla ükskõik kellega koos suhtes. Väga huvitav, et alati esimese asjana inimesed tahavad minna teist muutma. See on hästi tüüpiline, et kui ma saaksin tal selle asja korda, siis ma suudaksin seda paremini vastu. Ja, nad ei saa seda korda, mitte kunagi. See ei käi nii. Ei käi. Seal ei saa muuta. Aga kui teada saada, paari suhtes on niimoodi, et kui minu juures käivad paarid, siis nad küsivad mu käest, kas me sobime kokku? Ma ütlen, siin on nüüd selline vastus, et ja ei. Disaini järgi on üsna sellised erinevad programmid, üsna erinevad. Ja ma võiks öelda, et ei sobi. Aga nüüd mida võiks anda selline suhe? Oi, kui palju.
oi kui palju ja ma võin teile kohe kindlad kohad näidata, mida te võiksite üksteiselt võtta, õppida ja Wow. ja kui ma seda ütlen, siis te ei pea seal tegelema mingi muude asjadega, mida te lahendada ei ole võimeline, lihtsalt, et teie partnerid ei ole võimalik teha juhendajaks, kui tema on tegutseja või ei ole võimalik teda taltsutada, kui tema on sündinud juht, valitseja. No siis ei olegi võimalik, sa kas lepid, et ta valitseb sind ja kui te olete nagu nüüd noh, paari suhte aluseks on ikkagi koostöö. Et kui meie suudame algusest peale jääda iseendaks, mitte mängida kedagi teist ja läbi selle veel võimaldada teisel inimesel ka noh, olla mina ise, no siis on nagu puhas rõõm. Et ma jagaks kõigile paaridele niimoodi, võt, sinu juhend ja mäng hakkab nüüd. Ära seda kohta puutu, see on selline ja jääb nii. Lihtsalt märka seda, ühesõnaga seal on kindlad konkreetsed juhtnöörid, nagu matemaatikas 1+1 on alati 2. Ja nii on, et lepi sellega. Muidugi seal võib nagu selliseid filosoofilisi käike ja ma ei tea, võrrandid juurde trikitada, aga pole mõtet. See oli nagu minu juures käib üks paar nõustamisel ja ma olen püüdnud naisele selgeks teha, et sinu mees on nagu hunt, metsik hunt, aga sa ei saa teha temast puudlit. Siis tuleb võtta puudlit, eks ole. Siis kas tuleb võtta puudel või elada koos hundiga, hundi seaduste järgi. Ja kohandada, sest kui sa valisid hundi omal koju, ära ürita teda iga päev pügada ja teha temast sellist näituse koera, kes sitsi. Ja. Inimesed ju saavad kokku, nad esimese tundena ju tunnevad õiget tunnet. Nii. Kas seal on minu inimene või mitte, kas ma tahan, noh, ma ei tea, ma teen näide, et inimene näeb, et sellel mehel on selline karm pilg, ongi öeldud, karm pilg, miks sa ootad, et ta muutub noh, teistsuguse pilguga on ühel hetkel. Ta ei olegi, tal ongi niimoodi kulmud, tal ongi selline karm pilg ja läbi selle karmi pilgu taga on, istub kuri manifestor ja nii ongi. Ja noh, sa võid seda tunnetada, sa võid seda, noh, sakraalgeomeetria, human design on sakraalgeomeetria ja see töötab niimoodi, et tahame me seda või mitte, see on mitteverbaalne kommunikatsioon, mida tantras õpitaksegi, eks ole. Me oleme lähedal üksteise kõrval, me ei pea selleks rääkima, parem kui ei räägigi, et see tunnetus, see esimene ongi ju õige. Ja sakraalgeomeetrias on niimoodi, et matemaatika, kõik kanalid lähevad kokku ja inimesed tunnevad, mul on ligitõmb, oi, mind nii tõmbab selle inimese poole. Sellepärast, et ilmselgelt seal, kui pilte vaadates, seal on ala 3 kanalit on juba elektromagneetilised ja inimesel tekibki nagu tõmme. Resonants. Ja kui seal on hästi palju sarnast pildil ja väga paljud nagu avastavad, issand, mu mehel on nagu mina oleks, oi, aga see ongi, miks selline mees sul on suhtes, oled sellise mehega, sellepärast, et sa näed ennast ja see, mis sind häirib, see tegelikult sinule endale informatsioon, võtta vastu ja hakka töötlema ise, noh, tööta endaga. Ja läbi selle pildi, kui ta näeb, et oi, nii sarnane disain oma mehega. Nii. Aga see ongi info. Oi, mul on siin kanal, temal on, mul on siin keskus, temal on. Aga mis ma sellega teen? Võt nii teedki, see on ju tegelikult sinu pilt, vaata. Aga ütle mulle sellist asja, kas see, et inimesed paaris on sarnased, kas see on nagu kasulik või on see kahjulik? Mida ma otsin? Kas ma tahan arendada ennast mingit sellist kõrgemat pilotaaži kogeda? Ja öeldes, et ma olen ärkanud, ma olen teadlik, väga paljud ju ütlevad seda, ma olen nii ärkanud, ma olen nii teadlik, no aga siis sobib olla ükskõik kellega suhtes. Sest kui ma olen ärkanud ja teadlik, siis ma suudan mõista projektorit, manifestorit, reflektorit, ma mõistan inimesi, eks ole. Ja ma ei hakka nõudma neilt midagi, mida nad ei ole võimelised mulle andma.
ja sinu küsimusele vastates on see, et mis see õigemini oli nüüd, kanaldab jookseb. Kas see on kasulik või kahjulik, et inimesed on sarnased suhtes? See on, ütleme nii, kui ma tahan täiendada, ütleme, et kui kaks inimest on mitte vales minas, õiges minas, siis sarnase disainiga inimesed täiendavad teadmisi üksteisele väga palju. Nad räägivad nagu ühtsetest asjadest ja me võime, tema mõtleb nii, mina mõtlen naa ja see on hästi palju sarnaseid teemasid ja sarnaseid tundeid ja seda on võimalik ju üksteisele peegeldada väga palju. Aga nüüd, kui satuvad kokku paar jällegi sarnase disainiga, aga nad ei ole ärkanud ja teadlikud, siis nad näevad üksteises seda, mida nad ei taha endas näha. Yeah. Ja siis on nagu minipõrgu lahti. Nad hakkavad hullult muutma, tee ära vaata, häirib just see, mis tegelikult häirib iseendas. Seda siis holistilises teadmises. Aga disain kinnitab seda. Ühesõnaga kihvt on see, et kui iga inimene teaks oma disaini, ükskõik, kas on paar või ta on ettevõtja, kes otsib endale töötajad või ta on vanem, kellel on palju lapsi ja ta ei suuda kõike korraga mõista, siis tegelikult see disain annab sellise teadmise minu arvates, teeb lihtsaks. See on ju lihtne, kui sul on televiisor ja televiisorile on olemas kasutusjuhend. Yeah. Sa ei pea nuputama, katsetama, proovima, see on võimalik vägagi katki teha see seade. Aga lugedes juhendid on võimalik väga õigesti, korrektselt see seade käivitada. Lisaks veel avastada imelisi funktsioone ja teha endale see sama seade väga suureks abivahendiks. Ja vot samamoodi on inimesega, keda me võtame omale suhtesse. Mina ütlen veel suhte kohta ühte asja. Ei tohi võtta endale partnerit, kui see on väga vastutusrikas projekt, võtta endale partnerit. Me ei tohi võtta partnerit, kui me ei tea ennast. Sellepärast me keerame tuksi selle inimese elu. Me ei või. Aga me tahame suhtes olla. Ja mina küsin oma kliendi käest, aga miks sa tahad suhtes olla? No ma tahan meest, ma tahan, et ta armastab mind. Armastus on tegusõna. See tähendab, et see on tegevus kellegi suunas, mitte ootus. Sa ütled, ma armastan. Aga mida sa teed? Et sa ütled, et ma armastan. See on ju tegusõna. Mida sa teed selle inimese suhtes või suunas. Aga ei, me oleme ju lihtsalt, ütleme sõnu kergekäeliselt, me nagu ei mõista, mis see suhe on. Me pigem ootame, et meid armastatakse, et me ei olegi valmis võib-olla nii palju vastu armastama, kuivõrd see soov, et keegi mulle pakuks seda lähedust ja tähelepanu. Aga see on ju tegusõna ja kui ma ootan, et ma tahan armasta mind, Igor, armasta. See tähendab, ma ootan tegusid enda suunas, eks ole. Yeah. Aga ise ma armastan teda. Aga mis sa teed? Petan teda, sõiman teda, norin teda, kogu aeg kritiseerin, ei toeta, ei hooli. Nagu miks sa tahad suhet siis? Mis armastus? Suur vastutus teise inimese elu eest. Me võtame kedagi endale ja see keegi annab meile oma aega. Oma elu aega, mis on kõige kallim asi üldse. Nii et suhe on ülitähtis ja oluline projekt, tegevus ja see on väga väärtuslik asi ja läbi suhte meil on võimalik päriselt ärgata. Läbi suhte meil on võimalik jõuda iseendani ja siin mängus nagu suhted kõigiga. Mehega, lastega, emaga, isaga, ja see ei ole niisama, kui öeldakse, et see, mida sa teed, seda sa saad. Kui sina tahad midagi saada, siis anna vastu ka seda.
ja noh, disain on lihtsalt nagu väga lihtne pilt, mis kinnitab inimesele, näed, selline sa oled. Hakka ennast uurima. Muideks Human Design ütleb, et ära usu kedagi, võtta see oma isiklik kasutusjuhend, mis on tasuta ja hakka elama disaini järgi 7 aastat. Living your design 7 years. See ongi see, mida õpetab Human Design kõige paremini, sest see ei käi niimoodi, et ma tulen, no räägi mulle, milline ma olen. Ja ma võin rääkida. Ma räägin ära. Ega nädala pärast inimene ei mäleta. Ei mäleta ka see paar. Väga vähesed mäletavad. Sest tegelik töö hakkab siis, kui koju jõuaks inimene selle juhendiga ja hakkaks jälgima siis ennast vastavalt sellele juhendile. Aga miks, kui mul ei ole emotsioonikeskus, miks mina lõhun seinte sauke, miks? Ma ei ole ju emotsionaal. Mis see on? Järelikult ma sakraalgeomeetriliselt peegeldan teise inimese tunded. Väga lihtne. Et siuke lihtne teooria, hästi lihtne, nagu matemaatiline lausa. Räägi, too see näide valgetest tagumikudest festivalil, kes käivad tantra festivalil koos ja miks nad seal käivad? See on juba minu lemmikfiška, see punane pepu ja valge pepu on ju. No nii ongi. Iga kord, kui ma festivalidel olen, siis oma Human Designi lugemisega jõuab keegi minu juurde. Ja nii kui ma selle disaini andmed sisestan, sünniandmed siis ühesõnaga, ja ma näen valge tagumik. Ühesõnaga, see on üks keskus, mis on kehapildi, energeetilise kehapildi allpool asuv kõige viimane keskus. Juurchakra keskus. Ja juurchakraga võib võrdusmärk tõmmata. Ja ta on kas värvitud, ehk programm on olemas inimesel, või ta on värvimata, seal ei ole programmi. Ja nüüd, kui selline paar on koos, ühel on programm, teisel ei ole. Mis keskusega tegemist on? Tegu on stressi juhtimiskeskusega. Seal istub adrenaliin, stress, kriisijuhtimine, see on juba kõrgem pilotaž, kui lihvida ennast. Seal on tohutult vinged kriisijuhid, on võimalik arendada sellest inimest. Aga mis siis toimub? Inimene, kellel on programm, tema on kriisijuht, ta tahab adrenaliini, tal on surve kogu aeg peal, ta talub stressi hästi. Ta otsib stressi nii-öelda alateadlikult, sest see programm on tal sees. Ja nüüd naine või mees, võtame naine, näiteks naisel on pepu valge, siis tal puudub programm. Ta ei talu stressi, tal ei meeldi kiirustamine. Ta on rahulik, ta otsib keskkonda, kus saaks lõdvestuda, lõõgastuda. Kui tekib veel sõber, kellel on ka veel valge pepu, siis nad üldse kaotavad ajataju ja nad ei jõua õigeks kohale, õigeks ajaks ja ühesõnaga siuke huvitav asi. Aga selline paar, kellel on ühel punane tagumik, teisel on valge tagumik, siis on päris, kui nad disainist ei tea mitte midagi, siis toimib niisugune olukord, et naine valge pepuga tuleb koju ja tema mees, halb mees, kuri mees istub diivani peal, mossis näoga, kurb, midagi tal viga on. Ja kujutage ette, mehel on punane pepu, mehel oli stressirohke päev. Ta talub stressi hästi, sest tal oli ju programm olemas, stressitaluvusprogramm. Aga ta töötleb seda, ta töötleb oma kehas seda programmi ja nüüd tuleb naine valge tagumikuga. Tema ei talu stressi, aga tahab ta või mitte, toimub sakraalgeomeetriline nagu ühinemine, 2 aurat lähevad ühte ja selle mehe stress läheb automaatselt naise valge tagumiku sisse. Kõlab jõvedalt, aga ühinevad 2 ruutu ja kuna naisel puudub võimekus töödelda stressi ja ta ei talu seda, siis ta automaatselt tunneb tohutut stressi, see valge keskus võimendab 10-kordselt energiat. Ja see on antud põhjusega, inimene, kellel on valge tagumik, on antud selleks, et ta loeks teise inimese stressi ja mõistaks selle, eks ole, ja peegeldaks partnerile. Aga mida naine teeb? Ta
kiiresti krabab tolmuimed ja hakkab imema tolmu. Mehe ümber, ees, tagant koristama, tõstma asju, hullult tegutsemas, sest ka meditsiiniliselt on see neerupealsed toodavad hormoone ja selleks, et stressiga toime tulla, inimene vajab füüsilist aktiivsust, number 1 kiire vahend. Ja ta hakkab kiiresti koristama, karjuma kõikide peale, miks kõik nii sassis on, miks koristamata, kuidas sa saad istuda niimoodi paigal, kui kõik on nii sassis. Ja ongi konflikt peres. Aga mida tegelikult teadliku, disaini teadlik paar, mida peaks tegema, istub mees punase tagumikuga, stress oli suur, naine tuleb sisse, tunneb stressi, vaatab mehe peale, mõtleb, aha, ma tean, tal on täna väga stressirohke päev. Läheb vannituppa, paneb vesi jooksma, teeb talle väike viskijääga, läheb tema juurde, ütleb, kallis, ma tunnen, et sa oled kuidagi täna nii stressis, võtta natukene, ma panin sulle vannivesi jooksma, õhtul saad massaaži. Super. Kas siuke paar saab lahku minna? Never. Mees vaataks naise poole, ütleks, issand, kui tark naine mul on. Ta ei küsi küsimusi, ta saab aru. Ta ju tegelikult saab aru, et on stressi, õhkkond on siuke stressirikas. Ja mina ei tee mingit maagiat, ma lihtsalt avan 2 pilti ja näitan, näed, sul on punane, sul on valge. Ja sina jooksedki tolmuimega ümber mehe. Aga pead tooma talle, ma ei tea, teed või viskid, eks ole, ja pakkuma talle massaaži. Tantristliku massaaži voodisse, kähku. Mitte küsimusi küsima. Täpselt. Et juba selline üks väike õppetund. Ma tundsin ära ka ennast oma eelmises suhtes, kus mind lihtsalt, ma tulen peale rasket tööpäeva ja istun maha ja tahan lihtsalt rahu. Ja siis hakkab mingi tolmuimejad, mingi töö ümber minu pihta ja see ajas mind lihtsalt hulluks. Et mõelge, kas teie elus on olnud sellised olukordasid? Ja mina olin see tolmuimega naine. Sellepärast ma ei suutnud aru saada, miks ta nii vait on ja miks ta nii kuri. Aga ta ei olnud, ta lihtsalt töötas oma kehaga, oma programmiga, eks ole, aga mina ei tulnud toime sellega, haarasin tolmuime, lendasin ringi, karjusin kõikide peale, miks ta nii kui korista, kuidas te saate istuda ja see ongi. Ja see tapabki ju paari suhte. Ja. Ja mitte ükski kõva koolitaja ei suuda õpetada, kuidas suhtes olla, kui sa ei teadvusta, mis suga toimub tegelikult. Tunnete tasandil me nagu tunneme seda, aga kui me mitte, teate, kuidas üks väga Warren Buffett ütles nii, et teadmisest on vähe, kasuta seda. Jah, sama kehtib ka meil tantra praktikate kohta. Ei piisa sellest, kui sa oled 5 Osho raamatut läbi lugenud. Ei piisa sellest, kui sa oled mänginud sellist tantra retriitide turisti. Spirituaalne turism, nagu me seda nimetame. Et sa käid ühelt koolituselt teisele, nopid sealt õisi ja pärast istud nende teadmiste otsas ja vaikselt unustad need ära. Ei selle asemel, et hakata neid igapäevaselt praktiseerima. Läbi praktika tuleb kogemus ja läbi kogemuse tuleb see sügav teadmine ja oskus. Ja ütleme seksuaalne suhe, tantristlik suhe, seal on kindlasti ju see, et sa ei saa kohe olla spetsialist, on ju. See on ju arusaadav ja see, et sa ainult tarbid raamatuid, see ei anna mitte midagi. See on nagu lõkke tegemisega. Sa võid panna suured palgid, on ju, kohe suured teadmised, see ei aita sind, see tuli ei lähe põlema. Hakka väikeste oksakeste kaupa, pane väiksed oksakesed ja paberike ja läheb käima ja siis juba paned sinna vürtsi juurde, kõik see tantristlik teadmine juurde. Aga väiksed asjad, mine magamistuppa, võta püksid maha ja tee pai oma partnerile. On ju, tegelikult, isegi ei pea midagi maha võtma. Saad ju juba alustada sellega, et tuled diivanile, vaatad niimoodi, teed pai ja püüad peegeldada seda, mida sa tahad ju vastu saada. Aga lihtne nagu tundub.
aga nii ütle, raske. kes on sellised head tantristid human design'i järgi? Mis keskused on, peavad olema neil kas aktiivsed või programmidega, ma täpselt ei oskagi seda. nii, ma saan aru. Jah. Kohe tahaks juba rääkida. Aga nii, aga seal on üks nüanss. Seal on alati, vot mina toon kohe matemaatilise näide, on olemas see sirge, eks ole, X. Ja inimene, kellel on see tantristlik sekskanal, on olemas kohe selline koht. Kui ta on programmeeritud, siis see inimene on võimeline selliseid asju kogema ise ja teistele õpetama, siis see on tõesti kosmos, seal ei ole piire, seal on nagu, seal on juba programm selline ja asub see kanal kahe keskuse vahel, sakraal, elujõud, armastus ja teine keskus, tunnete keskus on emotsioonikeskus. See on, mina nimetan seda keskust Tšernobõli tuumajaam. Miks sa nimetad seda niimoodi? Sest see on ju vägev asi, see Tšernobõli tuumajaam või mis iganes teise nimega, see tuumajaama keskus on ju väga võimas asi, ta suudab anda energiat väga paljudele linnadele. Aga üks vale nupuvajutus ja pool maakera on pühitud, eks ole. See ongi, et õige kasutusviis. Ja noh, seal on tõesti selline energia taga on ja selle kanal kahe selle keskuse vahel, see on imeline. Aga nagu ma alguses tahtsin öelda, kui on tegu inimesega, sellele sirgele, kui paneme inimene, kes ei ole eneseteadlik, ärkamata persoon, vales minas, noh, ükskõik kuidas nimetada. Ja siis siin teises osas on inimene, kes on tegelenud mõnda aega endaga, tegelenud eneseteadvustamise praktikatega, teadlik ühesõnaga inimene on. Siis sama kanaliga ja samade keskustega inimesed on väga erinevad. Üks annab sellise armastuse õpetuse, et oh my god, siis teine, ma arvan, ta seksib kõigega, mis liigub, raiskab oma energiat. See ongi see sagedus, see on Richard Rad, human design'i looja kunagine sõber, ta on elus, Richard Rad on loonud geenivõtmeteaduse, mis põimub human design'iga, see on veel sügavam teadmine, hologeneetiline profiil, seal on sakraaltraumad mõlemal ja kuidas see kõik partnerisuhe, Veenus, see on nagu metsik lähes, aga üliäge, seal on nagu kõik vastused. Ja vot Richard Rad ütleb, et igal ühesõnaga sellel kanalil või keskusel on olemas sagedus. Noh, millest ka räägitakse palju, eks ole. Vari või anne või veel kõrgem sidhi on ju etapp. Ja see ongi, et inimene saab aru, et kui tema anne on olla tantristlik armastaja, siis esialgu ta on võib-olla varjus, ta on lihtsalt selline seksinälgas, ongi naistemees. Yeah. Ongi, raiskab energiat, tarbib palju, jagab palju, ei mõtle üldse sellele ja siis on see kõrgem pilotaaž on tantristlik armastaja, eks ole. Et see ongi sama kanaliga ja samade keskustega, aga selline erinevus võib olla. Et sellest programmist paljalt ei piisa, et peab olema ka ikkagi teadlikkus taga. Jaa, aga kujutad ette, no nüüd me anname, ütleme ükskõik milline inimene, kas ta on ärkanud või ärkamata, istub vastasse. Ja ma ütlen talle, sa oled teemant, aga iga inimene ju teab, et teemandi väärtus kasvab, mida rohkem tahke teed. Mida rohkem tahke teed ja lihvid, jah. Nii ongi. Kui palju sa seda teemandit töötled, sest et kui sa leiad teemandi looduses, siis sa ei tunne seda ära, see näeb välja nagu tavaline kivi. Ja kui nüüd inimene human design'is saab teada, et tal on sekskanal kahe megaägeda keskuse vahel ja tal on selline potentsiaal, just nimelt ma loen ju potentsiaali inimesele, mitte ennustan, selline programm sulle on antud. Nüüd teades seda, ta võib teha valiku,
kas jätkata endiselt käia baarides ja niisama seksida erinevate naistega või hakata teadlikult arendama endas selle kõrgema teadmise, noh seda programmi, käia tantralaagrites, lugeda tantristliku armastuse kohta, käia, ma ei tea, erinevates riikides selle kohta uurida ja kasutada niimoodi, et võtta üks partner ja hakata temaga nagu aretama seda kvaliteeti. Arendama kvaliteeti. See on see, mida peaks siis iga inimene tegema. Aga see suur eelis selle juures, miks see human design on kasulik, et noh, me võime ju kõik arendada endas erinevaid oskusi, näiteks keelelisi oskusi või musikaalseid oskusi, aga mida ma näen selles sinu töö potentsiaalina on see, et kui sa saad teada, mis on sinu eeldused, mis on sinu tugevused kaasa antud, nagu sa ütlesid, selles manuaalis, need potentsiaalid, et me ei saa teha igast arvutist võib-olla, ma ei tea, viimase peal pilditöötluse arvutit, kui tal ei ole sellist protsessoritki sees, mis seda teeks. Kui palju sa ka ei lihviks teda, tal ei ole seda, on ju? Tal ei ole, aga tal võivad olla, disain näitab ka sellist asja, et näiteks kui inimesel on valge kõri, on ju, siis see tähendab seda, et ta peaks ju nagu loomult olema vaikne inimene, mitte lobamok, eks ole. Aga määratletud kõriga, see tähendab värvitud programm olemas, siis see inimene, temale on ette nähtud käia laulmas, õppida keeli, lihvida oma diplomaatilisi oskusi ja nii edasi ja algab ju kõik lasteaiast, kus õpetaja juba ukse peale ütleb, et teie laps ei räägi mingil põhjusel. Mingid põhjuseid ei ole. Avame disaini, lapsel valge kõri, ta ei peagi kohe rääkima ja ta võibki väga hiiline rääkija olla. Ja ta võib üldse rääkida väga vähe. Ja need on need lapsed, kellel on autistlikud jooned muideks ka tihti, sest neil ongi selline programm, mitte rääkida palju või üldse mitte rääkida. Aga nad võivad öelda mingil ajahetkel need kuldseid sõnu, nad on ju peeglikesed ja nad võivad peegeldada midagi väga tähtsat. Noh, see ongi vaikne inimene, seisab mingist seltskonnast, kõik räägivad, jagavad ja siis see valge kõri on, ütleme, kõige targem osa sellest juturingist ja ütleb, et teate, ma ütlen teile sellist asja. Ja ja ütlebki selle tähtsa, võimendab. Ja kõik nagu vaatavad, tema ongi nii. Aga inimene, kes on ärkamata, need on tihti latatarad valge kõriga. Ja, ta ei suuda toime tulla selle energiaga, siis kõik nagu, inimesed liiguvad ümber ringi, eks ole, seal on nii programm, hüppab sisse välja, inimene ei tule toime selle programmiga lihtsalt. Ja veel on huvitav nüanss, mis ma tahtsin öelda, issand, seal on väga palju, seal võib olla magav värav ja kui planeet liigub, see värav on ju nummerdatud ja see tähendab, et kui see planeet on aktiivne, see inimene mingil hetkel järsku kas räägib või kirjutab luuletusi, kui see kanal ühildub selle emotsioonikeskusega ja võib ta kirjutada 2 aastat, kui see, ma ei tea, uraan on selles aktiivses tsoonis tema nataalkaardil ja ei kusagilt ongi inimene, kas kirjutab muusikat, kirjutab luuletusi ja päeva pealt kadunud. Ma ei tea, mis mul viga on, miks ma enam ei suuda seda teha. Ei peagi enam, midagi viga ei ole, et planeet läks ära ja nüüd on mingi aja hiljem võib-olla ja et on rahu ja sa ei pea sellega tegelema. Siuke hästi lihtsaks teeb kõik see asi. Väga ilus. Muideks, disainis on olemas üks sükene väga haruldane tüüpi inimaurast on reflektorid. Need on inimesed, kelle disainis ei ole ühtegi värvitud keskust, valged. Ja mul on olemas oma umbes 5 reflektorid, on ka kuulsate inimeste seast ja ma olen, see on nagu ülikihvt projekt näha sellist asja, aga ma teen teile näide, Dostojevski, palun väga, reflektor.
tõsi jah. mis tähendab reflektor, see on ühiskonna peegel, tema programm olla ühiskonna peegel, tal on kõik valge, ta peegeldab inimestele seda, mida nad on. mida tegi Dostojevski, kirjutas, mis talle öeldi, ta on hull, pani hullumajja, kes oli hull? ühiskond, täpselt. Vot niisugune lihtne näide. väga ilus. ja kui mõnele paari suhtes satub reflektor olema, aga selline paar on mul sattunud ükskord festivalil, no siis ongi see, et see on nagu, mina ütlen sellele paarile, no kujutad ette, sul on nagu oma kodus oma isiklik maagiline peegel muinasjutus. peeglike seina peal, ütle, kas ma olen normaalne naine või mitte. Vau, et see on ju tegelikult kingitus, eks ole. jah, kasuta, aga ta ei saa kunagi lõpuni sinu omaks. aga mis on sellise inimese identiteet reflektori puhul? Nad on hästi väljapoole, nad tahavad nagu inimeste sekka, neid on väga raske taltsutada. kui sellist, noh, partnerina, see võib olla väga inimeste inimene, ta võib kogu aeg lennus olla, igal pool kontserdid andma, olema kuskil ära ja sellel inimesel nagu väga raske teda nimetada omaks, noh, et minu mees või naine. aga teades, et on reflektor, see teine partner peaks nagu lubama seda, et ta ei tea, kui palju seda reflektorit tal kasutada on, aga no midagi teha ei ole, tal on looduse poolt antud ülesanne peegeldada maailmale, noh, või inimestele, ühiskonnale midagi olulist. Kui ta seda ei teeks, siis noh, tal tekivad ilmselt terviseprobleemid ja aga ka igasugune reflektor vajab kohta, kus maanduda. ja kui talle leida selline hästi leidlik partner, noh, see mitte leidlik, vaid see on teadlik selline et ja minu inimene on selline uhke peegel ja ta peabki peegeldama paljudele, aga ta lõppkokkuvõttes ikkagi minu kodus seina peal õhtuti. Jaa, vaata kui ilus kingitus, kui sa oskad esiteks seda näha ja teiseks seda hinnata. Ja vot see on see, mida mina annan paaridele, siis ma ütlen neile tähtsad asjad, mida nad võiksid kasutada, nagu reaalselt kasutada, mitte lihtsalt ma ütlen, et sul on kodus selline peegel, kasuta seda targalt, siis ülejäänud teeb juba klient, kas ta siis kasutab või ta jätkab ikka oma vanad viisi seda tavalise naise elu või mehe elu on. Diana on tulemas meie tantrafestivalile oma teadmistega, oma spikrite ja oma telgiga, et igaüks, ma ei tea, kas küll kõik jõuavad, aga paljud teist, kes tunnevad ära, et see on midagi, mis teie elus on puudu, saavad pöörduda festivali ajal Diana juurde. Ja kui kaua tavaliselt üks sessioon aega võtab? Noh, festivalil me tavaliselt maksimumaeg on pool tundi, mida me teeme sellepärast, et ja see on ka pool tundi paarile. Jaa. Et me saame siis mõlema disainid lahti võtta, varuge oma kellaaed, kui te kellaaega ei tea, küsige ema käest, isa käest, kui nemad ei tea või ei ole neid enam elus, siis kirjutage kiri sünnitusmajja. Sünnitusmaja edastab teile selle kellaaja. See on tavaliselt tasuta, aga muidu maksab mõnes kohas 15 €. Kui nemad ka ei tea, järgmine koht on linnavalitsus, kes ka teab seda informatsiooni. Ja viimane koht, kui te mitte kuidagi ei tea, millal ma sündisin, siis on sertifitseeritud astroloogi rektifikatsioon. Aitab teil saada oma kellaaega. Ja siis tulge minu juurde, teeme 2 disaini, vaatan pildile ja ma kohe ütlen teile kohad, mida te peate üksteises nii-öelda tähelepanelikult siis kas uurima hakata või kasutama, saab ka hiljem kohtuda ja sisuliselt saab ka ise edaspidi mõlemad uurida ja lugeda internetist tasuta. Et ei pea konkreetselt nagu raha maksma, et jah, mind võite kasutada, et ma annan juhtnööri, annan juhendeid, asju ja ise otsustate, kas jätkate minuga või jätkate oma teed. No kas sind võib pidada üheks Eesti parimaks human designi spetsialistiks? Oi, see on selline küsimus. No ma olen näinud, kuidas sa niimoodi lennult kaugelt inimestele ütled, kes nad on, mis keskused on meil kinni, mis on lahti
et kuidas sa seda teed? ma tean, et Eestis on inimesi, kes mõistavad disaini väga hästi. On olemas inimesi, kes kuidagi mingi osakesega panustavad erinevatesse osadesse, mis puudutab human disaini. mina olen see kohe kasutaja. ma tean, kuna minu inkarnatsiooni rist on selline, et mul on Jumala poolt antud anne rääkida inimestega nende keeles. Sest human disaini keel võib olla väga spetsiifiline ja keeruline. See teadmine ise on väga lihtne. Ja minul on see anne anda väga lihtsas keeles edasi. Nii, et te päriselt seda kasutada saate. Ja selle eest ma võin tõesti, ma vastutan, et ma oskan lihtsalt õpetada. Ja selles osas ma arvan, et ma olen parim. Ja ma tean, et inimesed väga hindavad sinu tööd. Festivalidel oled sa tavaliselt üle koormatud, ma olen seda näinud. Ja ka siia kabinetti on paljud jõudnud, et kui juhtub nii, et festivalil sul ei jää aega kohtuda Dianaga, siis ma soovitan leida Diana üles siit samast Tulika tänava kontorist Tallinnas. Ja ka kodulehelt saab sinu kohta uurida, mis see koduleht sul on? Koduleht on www.uuselutee.ee. Paraku koduleht jäi pooleli, sest seal on see tervislikel põhjustel on inimene, kes seda alustas, on natukene, juhtus selline ootamatus. Aga kodulehel siis te saate kasutada ankeeti, seal on olemas koht, sisestades oma andmed, see jõuab minu mailboxi ja ma võtan teiega ühendust. Aga me tegeleme sellega, et koduleht läheb arendamisele, aga Facebookil on siis rohkem ilmselt. Aha, aga Facebookis kuidas sind leida võib? Seal on Uuselutee. Facebook Uuselutee, plaanid on suured, teha ka Instagram ja teha ka TikTok, aga pigem leidke mind, minu numbrid on avatud, selles suhtes ma ei varja need ja leidke mind üles, kirjutage kas või eraisikulisse Messengeri gruppi, et ma ka vastan kirjadele, et selles suhtes. Aga mul on siiski nagu nüüd väga suur uudishimu. Mida sa ütleksid minu kohta, kui ma olen nüüd jaganud sinuga oma sünniaega ja sünnikohta? Oi, ma pean seda ütlema. Nii tore, et sa lubasid. Oi, ma mõtlesin, kas ma võin. Ma ju siiski nagu psühholoog ei või teiste kohta infot levitada ja seda ma vaid teile ka garanteerin. Aga kui teil on soovi, siis ma räägin. Kui läheb väga rajuks, siis ma lõikan sellest filmist välja. Ei lähe. See on õige inimene, kes tegeleb tantra õpetusega, sellepärast, et just Igoril mina disainis esimesena märkasin, et tal on olemas sakraal, millest ma teile rääkisin, on olemas emotsioonikeskus ja nende vahel imeline seksiteadlase kanal. See tähendab, see on väga uhke komplekt ja see on täpselt selline komplekt, millega inimene võibki õpetada tantristlikke õpetusi. Tõsi ka või? Ja. Seda ma sulle ju ei jõudnud rääkida, ma vaatasin sinu disaini, aga sulle ma seda ju ei teinud veel. Jah. Aga jah, sina oled, see anne on sul looduse poolt juba antud. Ja iga naise unistus sellise mehega kogeda kõike. Väga huvitav, aga kuidas saab selline asi olla, nagu, kuidas sina näed seda human disainis? Siin on siis pilt ja keskused ja siin on planeedi koodid ja see ongi keha, teie keha, kõigil on erinevast pilte, ma ei olegi korduvaid pilte näinud, mul on üle 1000 inimese käinud ja siin ongi sakraal ja siin on emotsioonikeskus, see on teise mehe disain. Ja nende vahel on tantristlik armastuse kõrgem pilotaaži kanal, nii et sekskanal. Ja see on armastus, elujõud, väga võimas mootor. Ja see on ka mootor Tšernobõli tuumajaam, eks ole. Ja siin on väga suured asjad, mida teadma peab, kuidas seda kasutada, sest see on
ülivõimas mootori energia, inimene tegutsemisenergia, tohutu jõud ja nende vahel on siis sekskanal on ju. Ja ma vaatan juba selle peale, ma tean, et sellel inimesel on potentsiaal teha selliseid asju, mida inimesel ilma selle disainita teha üksi ei ole võimalik. Võimalik ainult peegeldada Igorile seda, mida tema siis looduse poolt oskab või omab. Peegelduse kaudu, jah. Ehk kui temal on partner ja partneril on näiteks ütleme puudusel, näiteks ei ole sellist kanalit, siis see partner võimendab, on just 10 korda veel seksuaalsem ja veel tunnetuslikum. Aga seda temaga koos, tema auras olles. Sest kui see partner näiteks peaks minema teise mehega kokku, kellel on mingi muu kvaliteet seal, siis ta kogeb midagi muud. Väga huvitav. Aga mida sa veel nägid minu kaardi pealt? Sa oled generaatori auraga, see tähendab, sa oled sündinud tegutsema, tegusid tegema. Et sinul on elu lõpuni olemas oma isiklik elujõud, sa ei sõltu kellestki. Sa saad alati hakkama kõigega ja tegutsemine aga generaatorite puhul ja muideks, tahaks nii palju öelda, aga generaatoritel on selline asi, et nad kipuvad tegema väga palju, tegema nii palju, et ühel hetkel nad võivad läbi põleda, kui need tegevused ei vasta. Generaatori peab tegema seda, mis talle väga meeldib. Generaatori ülesanne ongi teha asju, mis talle meeldib. Ja kui sind panna tegema asju, mis sulle ei meeldi, siis generaator muutub frustreerituks, kurvaks ja tema elujõu kahaneb. Ta muutub kvaliteedis selliseks väga kurvaks ja inimesed eemalduvad, sest generaatori elujõud on väga nakkav. Ja projektori kehaga inimesed kõik otsivad neid generaatorid, sest nad tahavad nende elujõu abil olla kõrval ja nii-öelda toetudes sellele juhendama hakata. Seal võib hakata siis spekuleerima erinevalt, aga jah, sina oled generaator. Sa pead tegutsema, sul on väga huvitav inkarnatsiooniprofiil 2-4. See tähendab, et sul on selline duaalsus sisse kirjutatud. Aga duaalsus milles? Et sa oled sama palju introvert kui ekstravert. Täpselt. Ja seda mitte ükski psühholoogiateadus ei õpeta. Aga inimesed süüdistavad ennast, mis mul viga on. Ma olen alati arvanud, ma olen ekstravert, aga nüüd ma olen nii introvert, ma nii tahaks oma ette olla. Mis mul viga on? Mitte midagi viga ei ole. 2 kannab eraklikkust. Ja 4 kannab seda, et sa tahad sotsiaalvõrgustikku, sa tahad minna inimeste sekka, aga see on balansis, sul keha tunnetab. Vaat nüüd on see aeg, et ma ei taha isegi kõnesid näha. Ja nii on. Ja seda teades sa ütled, minuga on kõik korras, et lihtsalt see minu 2 on praegu töötab. Aga sa ei saa kunagi jääda metsa üksi eluks aeg, sest sul tekib see puhang, käib kusagilt. Nüüd ma lähen ja teen selle festivali, ma vaen neid inimesi, mul on nii palju anda ja see ongi. Ja veel 2 on multitalentne, ta oskab kõike, ta oskab ehitada, ta oskab laulda, ta oskab kirjutada, ta oskab tantsida, ta oskab küpseda, kõik. See on 2, see on nendele ka looduse poolt antud. Nad mitte kunagi süvitsi ei uuri midagi, nad ei hakka õppima. Öeldi, tuleb paat sellest puust teha valmis, võtab kohe kirvest, hakkab tegutsema ja teeb valmis ka. See on 2. Kõik teised vaatavad, kuidas sa sai tehtud selle, mis asi see on, kuidas? Midagi ma ei teinud, lihtsalt kirvega tegin ja oligi valmis, sest ega 2 kunagi ei usu, et ta on nii multitalentne. See ongi nende nii-öelda viga, neil võib, kõik ütlevad, et kuidas sa saad, sa teed imelisi luuletusi, sa teed seda, sa saad tooda, kuidas sa saad, mida sa teed? Ma ei tea, millest te räägite? Ma teen nii lihtsaid asju, mida see on loogiline.
noh, see on sinu no inkarnatsiooni minu profiil. puhul ma olen aru saanud seda, et mul ongi multitalent ja ma võtan seda kui nagu sellist ma kasutan seda täpselt nii kaua, kui mul huvitav on. Vot, täpselt, generaator, Jah. generaator 2-4, eks ole. jah, Kasutab sotsiaalvõrgustikku, kasutab enda üksi olemist, naudib seda mõlemad osa ja no tihti inimesed ongi, et kui 40 aastat umbes uraan teeb tiiru, siis sünnihetke, siis mitte keskea kriis ei saabu ja teie partner jookseb minema, vaid ta lihtsalt võib kogemata avastada, et tema, kui ta on nagu väga valet inimest mänginud teie kõrval, siis ta järsku midagi teha ei saa, et see mõju planeedis on nii suur ja tal on vaja inkarnatsiooni risti täitma hakata ja seal võibki sellist action'it tulla pereellu ja ärge ehmuge, tulge vaatama mõlema partneri kardile ja te saate teada, mis seal juhtus on ju, või mis sealt siis tegema peab. aga mis on inkarnatsiooni rist? See on elu peamine ülesanne, et me ikkagi sünnime siia üksi, sureme ka üksi ja me tuleme sellise kindla ülesandega elus. Ja see ei ole see, et ole õpetaja või ole arst, ei. See on asi, kirjeldus energiatele, mis on sinu ümber ja kõiges. Sinu kodus, sinu hobides, sinu töös, sinu suhtes inimestega. Aga sa oledki tajunud ilmselt seda, aga sa ei tea sellest midagi. Ja seal on 2 teed. Kas inimene läheb risti vastupidi oma ristile või tunnetab ja läheb õiget teed. Ja just kui elu testib meid, ma näen väga palju, kus inimesed lähevad risti vastu oma inkarnatsiooni ristile ja seda nad saavad teha kuni 40. eluaastani. No see on umbes +-4 aastat. Ja kuna planeedid ja maailm ja Jumal, ükskõik kuidas seda nimetate, hoolitsevad meie eest, siis nad vaatavad ja ütlevad, et anna andeks. Sul on toredad plaanid, aga sinu plaanid ei ühti nende plaanidega, mis mina tahan sulle anda, sest muidu vastasel juhul sa hävid ja ma pean sind päästma ja see jumalukene lükkab selle inimese nii-öelda läbi keskea kriisi välja korraks, et ta nagu oma teed leiaks. Ja seal pole pistmist midagi, et te olete kehv partner või miskit. Seal ongi see elu peamine ülesanne, võtab suurt osa. Ja kui inimene nagu eirab seda tunnet, siis ta haigestub ja no ma näen seda väga palju töös, et see väga klapib. Ja haigus on ju retsept surma vastu. Haigus antakse selleks, et kui inimene haigestub, võt siis ta justkui ehmub. Ja siis ta justkui märkab, et aga mul on laps ja ta on terve ja ma armastan teda. Aga mul on veel mees kodus ja mul on päriselt kodu olemas. Aga ma ei teadnud, ma tahtsin nii palju, aga ma ei näinud neid asju. Ja see haigus aitab meile, et me peame tänulikud olema. See ongi see koht. Ma pean tänama haigust, kuidas on selle eest, et ta avab mulle silmad, et ma näen hetke. Ja elan hetkes. Ja võib-olla pääsen surmast, kui olen endaga aus ja olen partneriga aus ja teen õigeid asju. Ja hakkan näiteks rõõmu tundma sellest, et mul ei olegi enam kehas valus. Ma ei tunne valu, mul on mõnus kõndida, ma saan liikuda, ma saan tantsida, elada. Ka see on juba suur kingitus tegelikult. Väga paljud parisuhted, jälle minu praktika, väga paljud parisuhted kannatavad siis, kui meesterahval tekivad ärilised probleemid. Iga mees tahab olla ju nagu edukas ja et tal kõik hästi läheks, et ta suudaks oma perekonda toita ja oma naist õnnelikuks teha. Ja mees tahabki seda tööd palju teha, sest ta tahab hästi palju teenida, anda, et see naine õnnelik oleks. Ja naise ülesanne mitte kritiseerida seda meest, vaid iga nagu
iga rakukesega toetada seda meest või siis no vastupidi, no tihti on ikkagi niipidi. Ja mulle tundub see nii õige ka, aga siin ei ole nagu vahet tegelikult, partnersuhe on ju. Et see partner, kes teil rahateenija on, teda peab toetama ja miskipärast ta tahab karjääri teha ja seal on jälle human design tuleb mängu. Seal on jällegi inkarnatsiooniristi puhul on oluline, kas ta on paremnurkne või vasaknurkne. Sest paremnurkne inkarnatsioonirist on individuaalne teekond. Ehk see inimene on tulnud karmad üles ehitama. Aga vasaknurkne inkarnatsioonirist on tulnud lahendama karmad suhete abil. No ja võt sellised nüansid on, no seal on väga palju nüansi. Kumb mina olen? Ma ei jõudnud seda vaadata, aga ma vaatan. Väga huvitav, minu arvates oli paremnurkne oli. Minu arvates oli paremnurkne, see tähendab sinu jaoks on ülioluline ehitada üles oma individuaalne teekond. Ma korraks piinu. Täitsa lahti. Sa võid selle siia võtta. Ma võtan. See on see, et jah, nüüd taas käivitus, olgu. Nagu alati, järelikult nii pidi minema. Okay. Aga ma mäletan jah, paremnurkne teadvuse inkarnatsioonirist. Väga sügav rist, väga. Sul on kõrge intellekti kolmnurk ja see tähendab, et sul on olemas ühendus ažnaga, see tähendab teadvusväljaga, see tähendab seda, et kõik see, mis sinu elus on toimunud, sul on olemas kanal, mis töötab selliselt, et sa iga päev, iga hetk mõtetes ratsionaliseerid mineviku kogemust. Sul käivad kogu aeg mõtted, sa mõtled minevikus, sa mõtled, sa meenutad asju, sa ütled neid välja, sa meenutad, aga see on sellepärast, et see kanal töötab niimoodi ja sa meenutad just sellepärast, et sul on võimekus ratsionaliseerida mineviku kogemust. Ja sina oled väga kasulik inimestele, sõpradele, klientidele, sest nad saavad küsida, mis juhtus. Aga sul ongi võimalus ratsionaliseerida seda mineviku kogemust. Ka nende oma? No jaa, sa saad, kui sul on, ja meil on ju kõigil sarnane see basic asi on ju suhtes ja suhtekriisid ja asjad. Need on sarnased asjad, mille pärast kõik kriisid toimuvad on ju. Kas äri ei läinud, raha ei olnud mehel on ju ja hakkas nagu masenduse langema ja nii edasi on ju, et sealt kannatab ka seks ju. Nii. Ja kuna sinul on olemas selline pakett on ju tantristlik armastaja, siis on ju olemas ka kõrge intellekti kolmnurg ja kanal, mis võimaldab ratsionaliseerida juhtunu. No jälle üks uhke asi, et mitte ainult keha inimene oled, vaid väga tugev filosoof. Väga. See on jällegi lihvida seda teemandit, mida sa ka teed. See on üliägedad raamatud, üliägedad blogid, postitused, luuletused, seal on kõik asjad. Väga sügavad ja väga suur potentsiaal, piirideta potentsiaal. Aga mis on minu see elu inkarnatsiooni rist? Teadvus, see ongi. Inkarnatsiooni rist, see tähendab elu peamine ülesanne asub inimestel, ta on nagu aktiveeritud maa ja päikese poolt sellel nataalkaardil ja see tähendab, kui me räägime teadvusest, see on seotud sinu kollase kolmnurgaga ja see tähendab, et sinu ülesanne ongi mitte ainult seotud kehaga, vaid anda see teadmine inimestele läbi kirjutamise. Wow. Siis ma elangi juba seda ju. Jaa, see on nii lahe lihtsalt, kui ma tean, millega sa tegeled ja sa tuled minu juurde ja ütled, et räägi mulle oma disaini. Ma teen kaardi lahti, mõtlen, yes, ta teeb kõik õigesti. Minu ees on päriselt ärkanu inimene. No selleks oli vaja sinna kohta jõuda. Ma proovisin kõiki erinevaid muid asju. Muidugi. Ja minu kompass oligi see,
et mis mulle siis tegelikult meeldib. Otsisin alati seda teed, mis mulle huvi pakub, et ma väga ruttu sain aru, et ma ei saa teha neid asju, mida ma oskan, milles ma hea olen, sest neid on liiga palju. Ma võin kokaks hakata, ma oskan väga hästi süüa teha. Ma elasin pool aastat Tais ja ma tegin nende rahvustoitu paremini, kui nemad tegid. Ma ei kahtle. No. Ma ei kahtle, sinu disaini järgi on 100%. Ja see ei tähenda, et ma lähen ja hakkan nüüd Tai restorani pidama. Kuigi ka ma töötasin Tais kohvikus, mind kohalik tailanna usaldas nii palju, ütles, et kuule, ma lähen, mul on poodi vaja minna, et sa võtta üle ja tee inimestele süüa. Ja siis ma tegin Tai kohvikus Tai toitu inimestele. Aga see ei ole minu elu tee. Ja, sest inkarnatsioonirist võtab üle. Uraan tuleb 40 aastat, eks ole, tuleb sinna hetke, sa tunned mingid, vot nüüd on niimoodi. Ja ei kusagil tekivad need tunded, mõtted ja see kõik töötab ja planeedid mõjutavad meid, midagi teha ei ole. Mina olen väga teaduslik inimene, ma ei kanna sulge ja asju, ma olen ainuke esoteerik, kes jookseb nendes laagrites arvutiga ringi ja otsib mistikuid. Sellepärast soovijaid on nii palju, aga nii ongi, mina ütlen, mina olen see sild, mis seob esoteerilist maailma ja siis teadusmaailma, sest ma väga palju õppisin DNA koodi kohta, ma olen juba haige lapsega elades haiglas juba 3 aastat, ma arvan, mul on doktorikraad geneetilistes ja neurouuringutes, ma tean kõik sellest, mis DNA kood teeb ja ma võin selliseid asju rääkida inimestele, et ei kujuta ette, kui lihtne kõik ja samas keeruline ka. Aga veel üks asi sinu disainist on see, et sul on määratletud ka egokeskus, see tähendab saavutuste keskus. Sul on elus oluline nagu kindlalt oluline saavutada, ehk ongi teha karjääri, eks ole. Ja see saavutus on alati egokeskusel on 4 geneetilist võtit, mis väljuvad väravatena. Ja sinu üks värav on see, ta on kanalina seotud sinu emotsioonikeskusega, sinu armas Bella. Nii, seleta nüüd mulle lahti. Oi, see läheb nii pikalt, aga see kanal kannab, see on väga sügav suhtekanal. Ehk see tähendab, sinu saavutus on seotud tunnetega tegevusest, mõistad, sakraal, emotsioonikeskus ja ego, seotud 3 omavahel. Ehk sinu saavutus on seotud tunnetega ja tegevustega läbi tundeid. Ja see on kanal, mille kaudu leitakse seda partnerit, kellega see ellu viia nagu. Jaa. See selgitab kõike ju, kui vaatad disaini, saad jumal, kõik jumala õigesti. Kas sa tead, et ma otsisin aastaid sellist õiget partnerit, kellega ma saaksin just teostada seda, ma käisin üksinda seda õpetaja teed ja terapeudi teed. Ja ma tundsin, et kui ma saan leida inimese, kellega koos seda teha, et me saame luua nagu midagi enneolematut. Ja ma aastaid otsisin seda inimest ja olin pikalt sölipaadis ja ei puutunud ühtegi naist põhimõtteliselt, et kus on see õige naine, kellega ma suudan neid asju luua. Ja kui tuli minu ellu Bella, siis mu keha aktiveerus, näitas, siin see on see naine, see on see keha, kellega me suudame luua. Ja nüüd me loome täiesti uusi tehnikaid ja koolitame ja õpetame neid inimestele ja meie kehade kaudu laeme alla sellist uut teadmist. Me ei võta seda õpikutest ega raamatutest. Aga mina kinnitan päriselt, see on, ma võin teie disainid kleepida seinale ja näidata inimestele, et ma räägingi tõtt, eks ole. Bella on ju projektori kehas, sa kujutad ette, on olemas teadmine, mees ja naine, et naine justkui peab olema kael ja mees on see pea. Vot teie liidus on kõik õigesti. Sina oled see pea, generaator, tegutseja. Bella on projektor, tema on sündinud juhendama, mitte tegutsema.
ja teie liit on ideaalne näide sellest, mitte ainult disaini põhimõttel, vaid ongi nagu naine. Ma saan aru, et ta on väga tark naine, sest projektoorid ongi väga targad ja Raul Huu, Human Designi looja, on öelnud, et ei ole midagi väärtuslikuma kui üks ärkanud projektor. Wow. Ja sul on selline naine, tark kael, mis liigutab. See on nagu väga vinge liit, ma ei oskagi. Ja tema nagu see peeglike, ta peegeldab. Kui sina oled temaga rahul, siis teil ongi, see on selline paar. Ma soovitan kogu Eestile teie juurde minna õpetustele. Päriselt, see on päriselt. Sest uskumatu, kui nagu õige, mulle meeldib näha seda, et ma näen disaini kaudu, et te oletegi nagu ehedad. Et see ei ole lihtsalt mäng, te oletegi ehedad. Ja seda väga vähe näha. Seda on meile palju öeldud ka, et see ehedus paistab välja. Ja, ma näen väga palju feiki nagu, aga noh. Aga kas sa räägiksid palun veel Bella kohta ka? Kui mõtle, et tema sünniaeg oli täpselt kell 11, kas me saame veel juurde? Ma saan, siis ma pean arvutisse minema nüüd. Ja. Nüüd ma saan käivitada. Siin on natuke akud ka. Kell 11, jah? Ja. Hommik, päev tähendab. Päeval. Täna korraks. Ma kontrolli peal oli see päeval. Ja. Tema, võt see ongi see, et temal on olemas väga kihvt diplomaatiakanal ja temal on samuti saavutuste keskus nii-öelda mootor. Tal on 2 mootorit, eks ole. Tema on see stressipepu. Ja sina oled siis valgepepu. Vot nii, hea näide jälle. Aga nüüd ongi naine, see on alati parem liid kui naisel nagu punane pepu ja mehel valge. Mees nagu võtab naise stress, noh tegelikult mis on hästi, kui on 2 erinevat keskust, siis see valge võtab nagu see pinget maha. Ja tasakaalustab. Ja. Ja kui on tantristlik paar, tegeleb iseenda suhtega ja kõik asjad iseendaga ja teil on mõlemal parem nurksed inkarnatsiooniristid. Ehk enesetee või selline. Jah, mõlemal parem nurksed, see tähendab mõlemad teevad just kui karjääri, aga koos. Ja see on väga hea liit. Mina olen alati öelnud, et kui mu käest küsitakse, et mis on nagu parim liit. Ja mina ütlen, see on parim. See on parim, ka teised liidud on, saab kõik, nagu ma ütlesin, kõik paarid saab panna tööle. Lihtsalt neil peab olema see teadmine, mida üksteisele lubada. Teie ju mõlemad olete selles äris nii-öelda ka. Ehk ongi õige. Keegi nagu ei ole rongis maas. No kõik on nii juhendi järgi, et uskumatu. Ja temal on see paremnurkne nakatumise riist. Ta võtiski sind nii ja sa said nii-öelda mindud tema poole suunas. Ta on tark. Vaat kujutad ette, see on alati, kui ma projektorist räägin, siis projektor on see, vaata kuningatel oli alati see nõuandja tark. Vot see on projektori roll. Anda nõuandeid, mitte tegutseda ise, aga väga paljud projektorid on katki, stressis, jooksevad festivalidel, otsivad rahu, sellepärast et nad tavaelus tegutsevad 10 korda võimsamini kui generaatorid. Aga nad ei saa aru, mis neil viga on. Nad on katki, neil on tervis hakkab üles ütlema, nad ei suuda pärast nädalate viisi püsti tõusta ja see jällegi mõjutab paari suhed. Aga kui naine projektor tegeleb õigete asjadega, siis teil on väga rikastav suhe. Esiteks, teil on erinevad inkarnatsiooniprofiilid, te õpite üksteiselt selliseid asju, mida ei ole võimalik iseendalt õppida. Ja mõlemad nagu seda ja mis Bella nagu peegeldab, annab sulle teadmine, mida sa tunned.
tema on see peeglike sinu tunnetest oh wow. ja elujõud. kui sinu tunded on kurbuses, et sa oled kurb ja sellega tekib mingisugune elujõuetus, siis tema tuleb ja peegeldab sulle, sa oled kurb. ma näen, et sa oled elujõuetu sellepärast, et või ta ei ütle sulle, teebki sulle selle massaaži ja pai ja sa tunned, kuidas sinu elujõud kohe läheb teise kvaliteeti, sellepärast et sul on keeruline emotsioonikeskus, eks ole. ta on väga võimas mootor, nagu ma ütlesin, aga üks vale liigutus kellegi poolt või mingi elu noh, sündmus mingisugune, et me ikkagi oleme inimesed ja see, kes kannab emotsioonikeskust, neil ei ole lihtne. Nad ongi tihti poeedid, kirjutavad ja asjad, sest neil on nii palju tundeid, seal on nagu laviinid. Üks päev ärkad ja terve maailm on vale, kõik on teises värvis, mis toimub. Aga see ongi selline Jumala poolt antud selline keha. Ja järgmine päev ärkad ja kirjutadki raamatu valmis. Vot selline keskus on. Ja Bella on siis peegeldab sulle seda kõike. Et kui sina oled kurb, siis tema nutab. Kui sina oled armanud, siis tema suudleb sind ja ripub su kaelas. Wow. Kui sina tahad seksida, siis tema on see, kes sinu nööbid lahti võtab. Ja sakraalgeomeetriliselt see töötab niimoodi. Ja projektornaine tahab tunnustust, muud ta ei taha. Ta on sündinud juhendama inimene eduni ja selle eest saab tunnustada. Ja kui ta saab tunnustada ja komplimentide eest müüb ema maha. Seda pidi öeldes. Aga mis on väga hästi veel, teil on mõlemal valged kõrid. See tähendab, et te mõlemad suudate olla vaikselt hetkes. Teil ei ole seda, et see on ülikihvt asi jälle paari puhul. Kui on kaks valget kõri, teil justkui mõnikord raske üksteisele öelda, mis mul viga on. Aga see ongi liigne jutt on maas ja lihtsalt selline tead, proovime, ütle mulle, mis sa tunned või siuke nagu tasakaalukas jutt. Hästi kihvt, kui on paaril nagu kaks valget kõri. Selline asi. Ja mõtted, Bella loeb sinu mõtteid, sest tal ei ole värvitud pea ega ažna, eks ole, intellekti kolmnurg ja ažna on tal valge, see tähendab, temal on ülesanne peegeldada inimestele tema mõttekäike ja nii edasi. Tõsi ka. Ja ta võib öelda, et aga töötab see niimoodi, sõidate autoga tantrafestivalile, ta ütleb, et kallis, mis sa arvad, kui me telki paneks täna sinnapuu alla, sa ütled, ma just mõtlesin selle meil peale. Meil on kogu aeg see. No näed. Ja. Sest alateadlikult ta loeb su mõtted ja ta ütleb, just kui tema ütles, sa mõtled, ongi, ma just mõtlesin seda teha. Vot siukene paar teil on. Põnev. Aga mis on meie võib-olla selline ühine väljakutse? No väljakutse on, sellepärast, et see on väljakutse. Õnneks te olete sellises valdkonnas, kus te tegelete pidevalt iseendaga. Ja see on suur pluss, sest väljakutse on, alati on väljakutsed, eks ole. Niimoodi nagu ühe sõnaga öelda on raske, aga jälgida on teil päris mitu kohta, eks ole. Kes peegeldab mida? Bella peegeldab sulle sinu mõtteid ja sinu tunded. Et kui tema tunneb ennast kuidagi valesti või mõtleb, ütleb midagi valesti, siis see tegelikult ta ütleb seda, mida sina mõtled. Või oled mõelnud mõelda või öelda. Aga sina vastupidi tunned tema stressi. Kui ta miskid jätab ütlemata, siis sina tunned, et ta on pinges ja stressab. Jaa. Et see ongi, et mitte unustada see lihtne nagu juhtnöör, vaid kasutada seda. Aha, kallis naine, tule siia, ma teen sulle massaaži. Ja korras, stress maas ja
et siis ta saab sulle ju head tunnet kohe peegelduda. no vot, seal on seosed, vaata. kui lihtne samas. Siuke nagu matemaatiline on ju, vaatad kahele pildile, saad aru, vot see on valge, järelikult mina peegeldan. sul on see valge, järelikult sina peegeldad mulle stressi, mina peegeldan tunded, mina peegeldan sulle mõtted ja mõlemad saavutame, sest mõlemal inkarnatsioonirist paremnurkne. Lihtne. Teeme ära. Teeme ära. Jah. seal on muidugi veel nii palju kõike, et ma peaks rääkima 8 päeva ka ei jätku. Ma ütlen seda kogu aeg telgis ka inimesed, ma tean, et selle 15 minutiga ma ju ka festivalidel loen, selline üks paketike on see, et ma teen paari coaching ut, eks ole, me vaatame 2 kaarti ja ma annan juhtnööri, sellist kiirelt olulised asjad. Noh, nagu sullegi on ju. Et kui tunned kurbus, siis ära ründa partnerit, vaid see on tema kurbus. Sa pead märkama seda. Et sellised lihtsad asjad. Ja kes keda kuulama peaks ja nii edasi on ju. Siis teine asi, kui keegi tuleb üksi otsima, on otsima ennast, siis ma annan seda nii-öelda kiire ülevaade kaardile ja ütlen olulised asjad, mida ta peab mäletama otsuste puhul, igasuguste otsuste puhul ja inkarnatsioonirist. Kas ta on õigel teel, kas elu peamine ülesanne on täitmisel. Ja 3. versioon on see, et kui inimene on otsingutel ja tal on nagu mitu partnerit ja ta tunnetab midagi ühte suunas, tunnetab teise suunas, tunnetab 3. suunas. Milline neist on õige? Usaldage mind, ma tean, kuidas vaadata. Et seda saame siukest väikest Tinderit teha. Ilma, et te peate need partnerid kaasa võtma. Wow. Lihtsalt pead teadma, millal ta sündinud on ja kus linnas. Jah, et kellaaeg ei ole nagu nii oluline, ütleme seal kellaaja puhul on oluline siis, kui me hakkame vaatama variaablid, geneetilised võtmed ja kõik need asjad, eks ole. Aga üldiselt mõnikord, ühesõnaga ma tean seda trikki, kuidas saab. See oligi minu ülesanne õppida selgeks sellist trikitaja ma olen. Et ma saan kindlasti abiks olla. Väga äge. See on väga äge, mida sa teed, Diana, ja ausalt, sa oled pööranud minu usku kogu selle human designi kohta. Et ma olen olnud siiamaani suur numeroloogia fänn ja niimoodi kõrvalt jälginud seda astroloogiat ja võtnud sealt mingisuguseid asju, aga neid aasta horoskoope ja asju ma ei usu ja human design oli minu jaoks ka siiamaani selline äpipõhine nagu mänguasi. Aga see, mis sa ütled, ma tunnen selles ennast ära ja ma näen, et see töötab ja ma näen ka nagu meie paari dünaamikas neid liitekohti, mis tõepoolest käivadki nii ja kui sa suudad seda tänu oma tööriistale nii täpselt välja tuua, siis see on päris, sellest on väga palju abi. Ja see on numeroloogiaga väga seotud. Ma õpin numeroloogiat ja mul on olemas teatud matriksid, mida ma ka nagu loen numeroloogilistest raamatutest. Väga ühtib. Võimas, lihtsalt ebareaalne. Kuidas saab kõik asjad oma vahel, kusjuures maailma loomeseadused on seal taga kõikides asjades. Aga mida sa võib-olla kuulajatele soovitaksid, kui nad tahavad ise uurida, näiteks numeroloogia või human designi kohta? Numeroloogia, väga palju informatsiooni on vene keeles, mida mina nagu tarbin. Vene keeles, inglise keeles. Inglise keeles ma võib-olla vähem kuulan, sest mul on olemas vene keel. Aga venekeelsetest allikatest, mida sa soovitaksid? Seal on lihtne, YouTube, eks ole, mina panen midagi sisse, on ju, numeroloog, vene keeles, eks ole. Ja mul on kindlad inimesed, keda ma jälgin, vaatan, sealt juba lähevad järgmised käigud, eks ole, ja on, ütleme, ma isegi ei oska niimoodi detailselt, mul on ka taroloogia, ma tegin endale sertifikaat ühe Venemaa kuulsa taroloogi juures, et ma ka nagu sertifitseeritud taroloog, eks ole. Aga ma kaarte panna ei taha, pole mõtet, ei ole vaja nagu vaadata, mis saab. Meie ju teeme seda karmat, Sanguru ütleb ju, see, mida sa teed, see ongi. Me loome seda. Ja me loome.
ja disain ütleb see, et niikuinii on kõik juba fraktaalselt paigas. Me tegelikult elame illusioonis, et me otsustame, et kõik fraktaalliinid jooksevad, me kohtume kellega me peame kohtuma, me jõuame sinna, kuhu me peame jõudma, aga muidugi tegutsematus on halb. Et selles suhtes, et kui inimene nagu, noh, ma ei tea, kui halb, tegelikult valesti ütlesin võib-olla. Et päris nii-öelda ikkagi ongi nii ja istun toas ja kui on ette määratud surra siin toolis, siis nii ongi. No nii ongi. Aga samas, kas see ei ole mitte see oht, et ma annan nagu oma elu eest vastutuse ära täielikult, et kõik on ette määratud, et mis me siin ikka siis... See on see oht, see on just, kui tundub see oht on ja ma olen väga palju, ma hakkan ka nagu hullult filosofeerima juba viimasel ajal liiga palju teadmisi, et ma hiljuti võtsin aeg maha, et mul käte vahel suri vend ja see kohtumine, noh, see oligi niimoodi, et käte vahel on ja see oli väga suure stressi tagajärjel üks meesterahvas, kes oma äri kaotanud ja raha kaotanud ja läbi selle kannatanud perekond. Ja nüüd ma olen toeks tema partnerile, tema naisele ja see on väga suur teadmine, mida ma sain sealt surmaga kohtudes. Ja mul võib-olla mingid sellised pöördepunktid tekkisid, et aga täna ma kindlalt tean, mis on väga sügav, on numeroloogia, human design ja taroloogia. Need on väga sügavad asjad. Reikil on oma koht, ma ei saa midagi öelda ja konstellatsioonidel on oma koht. Kõik asjad nagu oma kohas. Aga kõik nagu töötavad ühes koos, et kui sa hakkate uurima, mina olen ju uurinud ka kõiki asju, sest olen aru saanud, et vau, kõik asjad töötavad ja regressiteraapia, kus ma ju õppisin Holistika Instituudis ja oh my god, nagu igal asjal on oma koht. Ja mul on tunne, et inimene, kes peab mitte istuma, ta ei istugi. Ta ei saagi istuda, ta ongi see õrn oorapõpus. Aga milline koht on tantril sinu elus? Oi, ma arvan, et kuna minul on, mida ma arvan, olgu ma nüüd eputan, mul on samasugune kanal olemas. Mul on samasugune kanal olemas, mis on tantristlik kanal. Ja tantra, ma olen selle kohta lugenud. Ja nüüd on see esimene kord, kus mina tahan minna tantra laagrisse. Mul oli see sisemine laine kogu aeg, mine, no vaata, no lähemalt, no. Seda inimesed on ju sõnades on nagu öelnud valesti või sõnad nagu võivad rikkuda asja ka. Nii. Aga kuna mul on hästi palju kliente, kes on tantraga tegelevad ja tantralaagrites käinud ja ma olen saanud tänu oma klientidele targaks. Ja ma olen saanud aru, et see, mida mina olen päris elus oma 22 aastas abielus teinud, tehes 4 imearmsat last, siis ma sain aru, et see oli sellepärast nii vinge, et ma olengi lihvimata tantrist. Tegelikult ma sain selle lihvitud oma abielu jooksul. Et ma ei osanud sellele nagu selgitust tuua, mis toimus meie abielus. Aga see oli parim seks maailmas, mida mina olen kogenud oma abielus. Et ma usun, et abielu võib olla väga magus voodis. Väga. Ma ei tunne, mitte ükski armuke ei ole täitnud seda kohta siiani. Ja töötab mis? Töötab vaikselt natukese kaupa ja pika aega sügavamale. Issand. Ja ma ju ei teadnud sellest midagi. Me lihtsalt tegime asju, meile meeldis seda teha ja issand, millised tasandid võib kogeda. Ma ei ole ju tantra, ma ei tee nagu ju, noh, päriselt, see on tõsi. Ma saan aru, mida te teete. See on uskumatu pilotaaž ja seda on võimalik saavutada ja ma tean, et meie seks ei olnud parim algusaastates. Ja oleks ma loobunud, ma ei olekski saanud kogeda seda.
ja sinna alla läheb see usaldussuhe, selline julgus lülitada mõtted välja selles kohas, kus me kahekesi oleme. Ja kui see nagu loor maha lükata, savi, kes mida näeb või mõtleb, aga kui ma teen korraks selle lükke või sammu, mis siis saab? No ma hoiatan teid. kosmos. Sisekosmos. Selline sisekosmos, et ulme. See ongi see ilus siserännak, mida me igaüks käime ja avastame ja siis jagame ja õpime sellest. Ja tõesti, ma olen sinuga nõus, et see tuleb tegelikult läbi pikaajalise usaldus ja suhte ja armastava suhte. Et niimoodi juhuslikult mõne tantraguruga voodisse hüpates sai koge selliseid kosmilisi rännakuid kui oma paarilisega, kellega sul on kasvatatud see usaldus ja teekond. Noh, ja nüüd ongi, et mõtlen, aga kuidas seda siis inimesteni viia. Nii ongi. Teeb disaini, vaatab oma kaardil. Okei, mul on nii. Aga keda ma vajan oma ellu? Ja nüüd ongi see teadlik valik. Ma valin endale teadlikult partneri. Kas ma tahan temaga tantristlik suhe? Kas ma tahan temaga ärisuhe? Kas ma tahan temaga mingi muu suhe? Täpselt. Ja nii ongi. Ma võtan juhendi, arvutan. Siis ma saan aru, et mul on võimalik valida. Jah. Ja kui sinul selle inimesega ei tööta näiteks seksuaalne suhe, siis sa valid rohkem mentaalsema suhte. Võib-olla sa vajadki selles eluetapis sellist inimest, kellega sa saad jagada või kas lähedust või oma mõtteid või filosofeerida kas või koos. Aga kui nüüd selline paar, kellel ei ole mõlemal näiteks neid sekskanaleid ja asju, mida nad teha saavad? Sakraalgeomeetria, lähevad tantralaagrisse. Sest seal on inimesi, kellel on neid kanaleid ja asju. Ja tahad sa või mitte, toimub mitteverbaalne kommunikatsioon. Inimesed on seal ringides, katsuvad, paitavad üksteist. Siis kui see paar aksepteerib, et lähme teeme, lähme katsetame. Nii. Siis nad saavad ju seal neid vahetusi, kuidagi ju seal katsuvad ju üksteist, on ju. Ja seal tekib neil see kogemus. Nad saavad kogeda tänu sellele, et neil on valge. Nad saavad võtta sisse teise inimese kvaliteedi. Ja võimendada seda. Ja siis nad saavad seda üksteisele paari suhte tuua. Ja kogedus on nagu polegi kellelgi võimatu. Lihtsalt teadlik lähenemine. Vau. Diana, sinuga on väga põnev nendel teemadel vestelda ja kui palju on sinul sellest maailmast elutarkust. Vene keeles on selle kohta hästi hea sõna, mudrast. Ei ole veel 70, aga natuke on. Ja see oli ka see võib-olla, mis mind tõmbas sinuga kohtuma, et ma tahtsin rohkem teada saada sinu kohta ja selle kohta, mida sa teed ja kuidas sa seda teed. Ja ausalt ma soovitan kõigil saada tuttavaks sinuga, et sul on nii palju pakkuda inimestele. Ma olen puudutatud. Aitäh sulle, Igor. Ma märkasin ka esimest korda. Ma mäletan seda kohta, kus ma sind märkasin ja väga hästi mäletan. Adilas, lõkke ääres. Mulle tutvustati sind ja ma tundsin kohe, et see on eriline energia. Ja ma ei uskunud, et sina oled see mees, kes märkab seda, mida ma teen, sest ma olen kogu aeg tahtnud, olgu, et ma ei lähe, mul on tutvusi ja võimalusi minna lavale, aga kuidagi see tundus mulle vale. Ma mõtlesin, ma lähen inimeste sekka ja vaatan, mida nemad ütlevad. Ja ma saan aru, et nad ütlevad, et see on äge, aga siis teeme kõik ühes koos. Teeme kõik korda, nii lihtne ongi. Jaa, teeme suhted korda, teeme oma elutee korda, võtame oma manuaalid välja, vaatame, kuidas meie organism toimib, mida ta vajab, millist tähelepanu ja kus koha pealt ja kui palju. Ja selle manuaali järgi mina küll proovin nüüd 7 aastat järjest elada, kuigi ma juba elan selle järgi, aga nüüd ma veelgi saan sellele kinnitust, et see tee, mida ma käin, on õige.
need vahendid, kuidas mina olen selleni jõudnud, on mind sinna toonud ja ma saan sellest lähtuvalt jätkata oma teekonda. jah, see on kihvt, väga kihvt, et te kõik tunnete huvi ja tundke, sest tegelikult need ongi, need lihtsad asjad ongi imelised asjad. ja elu on ju üks kord ja elu on antud kogemiseks materiaalses maailmas ehk tunnete kaudu. ärge lugege ainult raamatuid, tulge festivalile, katsuge, tunnetage, see ongi päris elu. see on nii päris, et sa tunned seda. kallis Diana, tänan sind selle aja ja selle huvitava vestluse eest ja ma tahaksin kinkida sulle oma väikese luuletuste kogu, kus on luuletused sees 3 keeles ja sa tunned kõiki neid 3 keelt, et sul on see otsast lõpuni lugemiseks väga lihtne materjal. ja loodan, et see inspireerib ka sind natukene. ma tänan väga, ma tänan Inga. ja aitäh sulle. ja kohtume sinuga siis tantrafestivalil. 14. juuli Graniitvillas saame kokku ja tähistame seda ilusat elu. jah, kohtumiseni.